Sa ei planeeri oma tulevikku. Sa planeerid oma tänaseid tegusid ja need teod loovad sinu tulevikku. Huvitav mõte. See avab väga olulise tõe inimese elu ja arengu kohta. Sageli räägitakse unistustest, suurtest eesmärkidest ja tulevikuvisioonidest. Kuigi need kõik on vajalikud, ei piisa ainult sellest, et me istume maha ja kujutleme end tulevikus õnneliku, eduka või rahulolevana. Tulevik ei teki iseenesest. See ei ole vaid ilus pilt meie mõtetes, vaid reaalsus, mis kujuneb samm-sammult läbi igapäevaste otsuste ja tegude. Sageli langevad inimesed lõksu, kus nad kirjutavad valmis suurepäraseid plaane, koostavad nimekirju ja seavad sihte, kuid ei tee tegelikult konkreetseid samme nende elluviimiseks. Nii võib jääda tulevik vaid teoreetiliseks kujutelmaks. Tegelik muutus saab alguse vaid sellest, mida inimene teeb täna, mitte homme või ülehomme. Kui me otsustame iga päev teha kas või väga väikese sammu, et oma eesmärgile lähemale liikuda, siis me loome tulevikku, mida me soovime. Näiteks ei saa keegi planeerida lihtsalt, et ta on 5 aasta pärast tippspetsialist või edukas ettevõtja. Aga ta saab otsustada, et täna ta õpib uue oskuse, loeb vajalikke raamatuid või võtab ette väikese projekti. Need igapäevased tegevused kogunevad ajapikku ja vormivad tuleviku. Oluline on ka mõista, et tänased teod ei pea olema suured ja murrangulised, et neil oleks mõju. Väikestel, aga järjepidevatel sammudel on sageli kõige suurem jõud. Kui inimene otsustab iga päev liikuda veidi tervislikuma eluviisi poole, süüa tasakaalustatumalt, teha lühikese treeningu või leida aega puhkuseks, siis mõne aasta pärast on tulemuseks tervem ja energilisem elu. Sama kehtib hariduse, karjääri ja suhete puhul. Tulevikku ei ehita mitte üksikud suured otsused, vaid pigem igapäevased, väikesed ja järjepidevad tegevused. See mõte on ka vabastav. Kui tunneme, et tulevik on hirmutav ja kontrollimatu, siis aitab see, kui meenutame, et tegelikult peame keskenduma vaid tänasele päevale. Me ei pea teadma, kuidas kõik täpselt kujuneb 10 aasta pärast. Me peame lihtsalt tegema täna seda, mis viib meid sammukese edasi. Pisikese beebi sammu võrra. Nii muutub tulevik pigem loomulikuks tulemuseks kui pingeliseks mõistatuseks. Seega ei seisne tõeline planeerimine mitte abstraktses unistuses, vaid tänastes valikutes. Me ei saa kontrollida kõiki asjaolusid ega välist maailma, kuid me saame kontrollida oma tegevusi praegusel hetkel. Ja need tegevused, ükskõik kui väikesed, panevad aluse sellele, milline meie tulevik tegelikult välja nägema hakkab. Tulevik ei ole midagi, mida lihtsalt ette kujutame, vaid midagi, mida me iga päev oma tegudega loome. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!